Jaa. Toimib. Mis täna? Täna on kaua oodatud kolimise alguspäev enam-vähem. Võtmed kätte, on? Võtmed kätte ja samal ajal tegelikult on meil enamus tiimist 2 päeva vist juba pakkinud. Jaa, et me oleme natuke maas teistest, nad on kõva pingutuse juba alla pannud. Jah, aga me hoiame ennast selleks lõpusirgeks, et siis enda maksimum anda. Umbes nii, jaa. Aga jõudsime siia, ja üks viimastest kordadest, mida on päris crazy mõelda, oleme siin vana pinna peal nii-öelda ja kõik näeb juba natuke tühjem välja. Kliendile enam väga näidata ei taha. Selline paar päeva veidrat seisu ja endal on kohe, kui sisse astusid, siis tuli meelde, et jah, see oli see koht, kus me kolisime kunagi, et selline tühi ja mitte meie ja tegelikult siis, kui me kolisime, oli siin veel hullem. Me oleme ju värvinud need seinad ära ja teinud nagu valgusteid äkki vist. Kõik täielik home improvement, autogerien. Aga oota, enne kui me edasi läheme, ülitähtis, sest kui te seda videot näete, siis me oleme juba uues kohas. Tarmo, mis on uue koha aadress? Mäealuse 10. Nii et tulge külla, tulge vaatama kõik teenused, asjad samamoodi nagu varem saadaval, aga veel paremini ilusamas kohas. Aga täna tahaks veits näidata siis selles videos, milline see kolimisprotsess enam-vähem välja näeb, natuke before afterit uuest ja vanast kohast. Päris suur uuendus meie jaoks ikkagi. Ja lõbus osa on see, et iga kord, kui me kolime, siis järjest ebameeldivamaks või raskemaks läheb. Lähme vaatame. Lähme vaatame. Kaste on meil järel, mitu päeva kolimist ootab meid ees. See vaade siin on täpselt see, kus me nagu kolisime siia sisse. Viskasime Bolti bussist kaste lihtsalt sisse ja ei saanud ise ka aru, mida me teeme. Ja igapäevaselt siis tegelikult nagu seinu ja toa teist otsa varem ei ole ammu näha olnud. Kõik on olnud riiuleid täis, mis on nüüd juba midagi ära viidud või äkki seal kõrvaltoas. Vaatame. Minu arust seal pesulas on väike uudis meile või üllatus, aga ma ei ole ise näinud oma silmaga. Piiluks siia ka korraks. Uskumatu. See oli kõik paksult kaupa täis, nagu ikka väga paksult nagu. Okei, ja siis pesula poolele. Lähen vaatame, mis auto sees on. Vaatame. Oi. Okei. Minu arust pesula on meil 120 ruutmeetreid, et lihtsalt nagu idee saada. Siis meil on siin hetkel 120 ruutmeetrit riiuleid ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma ei tea, umbes 10 alust või midagi sellist. Et nii-öelda viimane ots varudest, mis veel siin on. Me oleme üritanud strateegiliselt enda ladu hoida võimalikult väikses punktis, sest me teadsime mitu kuud varem, et meil on kolimine. Keegi ei taha kolida, kui sul on nagu ladu nii-öelda maksimaalselt kõige kõrgemas punktis. Tegelikult see on päris huvitav tasakaalu hoidmine, sest me hoiame alati kõike nagu laos ja koha peal, maaletoojana. Et siis põhimõtteliselt uude kohta tuleb juba õige pea mingi laadung sisse ja siis jälle laonumbrid lähevad veel kõrgemaks. Täpselt, aga jah, see on hea, et nüüd on see kaup, mis tuleb juba õigesse kohta, et me ei pea seda nagu liigutama. Not sponsored. Oi, siin on veel sees midagi. Poistel on siin energiat vaja olnud, ütleme nii. Aga see ei juhtu niisama. Siin saab täitsa kõndida veel ja kõik on äge ju. Mis mõttes ruumi oli vähe, ne? Boom. Päris huvitav on vaadata, et kõik teised said natukene varem nii-öelda tubadesse sooja kui meie, sest meil olid mingid eritööd, sest me tegeleme siin enda detailinguga uues stock office pinnal, mis ei ole just väga standardne tegevus ja millega ei taha mitte keegi tegeleda, sellepärast et kohe, kui sa kolid siia, siis sa pead saama endale trapi, vee ja kõik arendajad vihkavad seda. Oleks minu kiire kokkuvõte või siis nad tahavad lihtsalt sult palju raha saada selle töö eest, mis on aru saada. Aga this is the place.
aga lihtsalt, et highlight, et ärge arvestage, et meil seal sees midagi on. Me nagu reaalselt saime paar tundi tagasi võtmed kätte. Samal ajal kõrval on mingi ettevõte, kes on endale kleepsud akna peale juba pannud, et nagu see viimane asi on juba tehtud. Ja. Aga lähme vaatame seest ka, milline ta enne kolimist siis välja näeb, et kolimistegevus hakkab homme siis päriselt pihta. Jah. Niimoodi, väga uhke. Mulle kohe see detail meeldib, et sa said nagu kliendi ette ruumi nagu akna. Siis sa näed, mis siin autoga tegeletakse. See on nagu see, kui restades näed köögi poolt, vaata. Jah, need oleme meie. Ei, et lihtsalt nagu me usaldame, mida Marko teeb. Et vahet pole, kas kliendi autoga, enda autoga või mis iganes, et ta teeb nagu õiget asja. Just. Me oleme siis praegu poe alal nii-öelda eesruum. Jah, pood, eesruum. Tahaks, et klient saaks siia kuskil istuda ka. Mingid võib-olla mõni väiksem töö, et saaks nagu nii tehtud, et ei pea ära minema. Vaata laekõrgust, et nagu... Siin saab ühe korrus veel panna. Ei oska nagu kirjeldada, aga mina olen siin või ukse see. Ja siis kindlasti on kuskil mingi täpne meeter, aga ma pakuks, et mingi 7-8 äkki. Ei tea. Kui vala märgala on. Siin on meil esimene auto detailingus. Jah, väga uhke. Infinite oli vist. See oli Infinite pakett, jah. Muidugi. Aga ei, tegelikult ma saan aru, et siin käib veel nagu väike puhastustöö. See on siis märgala, kui nii nimetatud teda. Kõigil hakkab pea ringi käima, kui ma siin keerutan oma kaameriga. Valgusteid tahame juurde siia. Selle valgusega ma võin ära öelda, et Marko saab väga kurjaks. Ei, see on põhimõtteliselt pime tuba ikkagi siin praegu. Kuigi nagu võiksid töötada siin vabalt. Nagu kontorina, jah. Aga lihtsalt, et autopuhastuseks on natuke teised standardid. Lähme vaatame siis ülesse. Vaatame üles. Lihtsalt seda taganurka ei hakka näitama, et seal keegi teeb midagi. Aga see on ladu. See oli jumala äge fakt, et arendaja on teinud 10 aastaid nagu sarnaseid stock office'eid. Ja siis nad ütlesid, et nüüd viimastel aastatel nad on hakanud seda akent tegema, nagu et näeks, mis seal pool toimub. Väga mõistlik. Ja siis vaata, me tellisime need eritööd, et meil oleks nagu see detailing bay täiesti kinnine ja märga ole eraldatud. Tolm niis, kui see ei läheks sisse ega välja valesti. Just. Ja siis ma ütlesin, et me oleks ust tahtnud, sest vaata, meil on tegelikult seal ala, kus sa saaksid nagu kõndida, kui sa siit välja vaatad. See katus nii-öelda. Päris hea nalli nagu. Aga jah, kontori pool, meil on vaip maas, eelmises kohas olid ainult ukse ees vaibad. Et nagu palju kodusem. Ja mis siin siis olema hakkab, tegelikult see on ka siuke hetkel tühi ruum, aga siin hakkab olema mitu otstarvetene. Vist üks mõte oli, et PPF on PPF-i printimine või välja lõikamine tegelikult oleks õigem. Plotter seal lõikab. Ja siis siia mingid kontorilauad, siis siia võib mingi siuke kitchen ja slash meeting type of thing olla. Ja siis kööginurga peame ka ise välja ehitama. Kas see on siis nii-öelda vets või? Yes. Ma ütleks, et see koht on ka palju etem kui eelmises kohas. Kas ta on puhtam? Jah, ta on puhtam. Järgmised klipid kolimisest ja lõpuks ka siis, kui valmis on. Just. Mulle ütled jäne.
või? Siia isegi mahub kuival alale suur kaubikere. Jaa. Ma tegin julgelt need uksed lahti. Oh my god! Näitad, et joo, warehouse. Jah. Kaup. Kaup. Spordijoogid seal. See on just Karli ema. Mõni. Hästi juhatsu siit. Tühi ka. Burgerimees. Jam. Teeme ühe viimase tiiru meie vanas kohas ka. Eesruum on täitsa tühi. Riiuleid ei ole, plotterit ka ei ole. Siin oli peaaegu kogu meie ladu. Nüüd on kõik riiulid ja asjad läinud, on. Saab jälle mitu autot siia parkida, kui tahta. Kõrvalruumile panime ka ukse tagasi ette. Ja detailing pesula on ka juba välja kolitud. Need on siis kõik asjad siin või? Asjad on siin, aga asjad on laiali. Ja nagu emotsiooni läinud paremaks sellega, et me saime kahe koha tühjaks, et nagu ikka on sama raske. Kaupa kuidagi nii palju, siis kui niimoodi vaatad. Ma lükkan voolu, siis vaatad teeb. Jaa. Toimib. Märgpesu. Kuivpesu. Siin on üks mingi must auto. Seda me ei vaata. Ladu. Siit üritaks siis nagu lõppkliendi eemal hoida, aga see on meie telgitagused, et ja kohe varsti tuleb veel kaupa, ehk siis me peame riiulid ära lahendama. Muideks vetsus on meil duširuum, väga uhke, et saab nagu pesus ära käia. Siia tuleb meil eesruum kunagi, et hetkel kahjuks me ei ole sinna jõudnud. Karl ja Markus panid eile õhtul just ühe Geoni riiuli kokku. See on ikka ülivinge. Ma pean seda näitama vooluvõrgus. See on nagu kohustuslik. Väga ilus. Hästi äge näeb välja. Siin võiks tooted ka peal olla. Redefined. Muideks Geonist rääkides, siis Geoni üks esimesi riiuleid. See on tänaseks selline juba legendaarne, võib-olla 5 aastat vana. Aga kui sa siia nagu wetcode'i või mis iganes peale paned, just võib-olla interior detaileri, mis paistab läbi pudelist, siis paistab nagu siin valgusest väga äge. Eraldi mainimist väärt Autotšai logo. Lähme ülesse ka. Nagu päris ju. Täiega päris kuna. Mingi lumelabided ja kastid on igal pool, aga üksik tool keset seda platsi. See on osa sellest. Kontoor. Ja siit saavad suured juhid ja ülemused hinnata olukorda, mis toimub. Siin on meil BPF-i lõikur. Seal on meil köök. Tule vaata, Rasmus, äge köök on. Oi, siia on laud ka tekkinud vahepeal. Ja, ei ma ütlesin, et üks inimene saab siin juba töötada. Ilus köök. Väga ilus. Kraanid on olemas ju. Kõik on tegelikult olemas, lihtsalt natuke mööblit on puudu, et tegeleme sellega just. Nipet. Õues on ka tegelikult valguskast siia üles tellitud. Järgmine nädal äkki paigaldavad. Üle nädal on siis kolimine lõpuks aega võtnud
ja tulemus on siin teie ees. Midagi ei ole hetkel veel täiuslik, aga me oleme uues kohas. Ma just tahtsin öelda, et rõõmsamalt, aga tegelikult on päris raske olnud see nädal aega. Et siin on jah nagu higipisaraid ja ma ei tea mida kõike veel. Aga ei, väga nagu inspireeriv, motiveeriv on siin uues kohas olla. Täiega tahaksin juba asju teha ja kohe varsti hakkame tegema ka. Sa just off-cam ütlesid ka, et siit lähme ainult üles, et kõik see asi muutub üheks ilusaks detailingu keskuseks meil jälle. Ja, hästi palju interneti shoppamist on praegu käimas, et ega me liiga palju ette ei valmistunud, et tahtsimegi siia koha peale jõuda, et aru saada, mida meil päriselt vaja on ja mida ei ole ja võtta nagu prioriteetide põhjal. Et sellepärast oligi mõte, et tõmbaks praegu siit kokku. Me oleme kolitud, vana koht on üle antud, hea tunne on, oleme ühes kohas. Kogu meie kaup on siin ühes kohas, ehk siis tulge meie mäealuse 10 külla. Ja mida te praegu näete, siis loodetavasti 6 aja pärast on see kõik parem. Eraldi tahaks nagu ära tänada kogu selle AutoChai tiimi, kes on siin teinud selliseid, ma ei tea, võib vist julgelt öelda, et 12-tunniseid tööpäevasid. Taustal on meil käinud nagu täiesti, kuidas öelda, et meie fänne või nagu lähedasi sõpru, kes ei ole tegelikult kuidagi nagu juriidiliselt AutoChaiga seotud, aga tulid kohale, on siin teinud nagu alates logo ülespanemisest kuni nagu kaubaveoni aidanud meid nädalavahetusi veeta siin. Suur aitäh kõigile ja samuti on ja vaatajatele, toetajatele, detailingu fännidele, kes meilt kunagi midagi ostnud on. Suur aitäh ja loodame, et toetate meid edasi. Nüüd on õige moment. Subscribe'ige palun. Jah, siis saate teada, mis edasi saama hakkab siin. Ja. Et kindlasti tuleb sellist sisu, et mida kodugaraažis teha paremaks, ägedamaks, et meie see detailingu osa, kuidas me seda salongi siin sisustame, kuidas me enda kontorit üritame natuke paremaks muuta, kuidas me proovime siis AutoChai osalistele natuke rõõmu ka pakkuda mingite nii-öelda tegevuste näol, mis nad siin uues kontoris teha saavad. Okei. Kokku enam. Tšau. Tšau.